Olgu suvi või talv, vilgas eluke Avo Vahersalu Tallinnas Männikul asuva kodukese akna taga ei vaibu. Oravad on platsis iga ilmaga ja nõuavad muudkui süüa. Seda Avo neile ka ei keela. Pärast Lasnamäelt Männikule kolimist on Avo Vahersalust saanud oravate suur sõbramees. On ammu teada värk, et loomade hingeelu tundma õppimine nõuab eelkõige palju aega ja kannatust. Aavol seda jagub. Mees on filminud karvakerade tegemistest lausa tundide kaupa materjali. No tundub, et sa oled nii tulihingeline fänn, et oled isegi nende juttu lindistanud. Kuidas see õnnestus? Kuule, see õnnestus siin üks hommiku, üks pisikene tuli siin sööma. Ja siis nad ei salli, kui teised tulevad talt ära võtma see, kui tema päevalile seemneid sööb. Ja oli ka üks vanem isane. Ja nii kui see tema poole sinna vaatas, nii ta kukkus jutustama ja pani pikalt. Lase meile korra. Sellist häält teeb väike orav, jah? Jah, aga samas suured teevad ka samasugust. Et teinekord, kui midagi ei meeldi, siis kukuvad oma seda positsiooni kaitsma. Külmad talved on kõigile elusolenditele rasked, nii inimestele kui ka lindudele, loomadele. Ainult tugevamad jäävad ellu, see on loodusseadus. Kuidas aga Männiku oravad siis hakkama said? Kas pakane orava armeed ka hõrendas või on kõik võitlejad endiselt rivis? Pigem tuli sinna ridadesse uusi väikeseid ja rõõmsaid orava lapsekesi juurde. Kui palju neid praegu on kokku? Jumalukena. Ma pakuks välja üks pisikesi on üks 6-7 tükki on kindlasti, pluss siis vanad tegijad juba, kes siin enne on käinud. Ka oravatel on oma nägu ja iseloom. Mõni on leebe kui emme pai, teine aga riiukukk ja tülinorja. Kolmas jälle seevastu nii ihne ja ahne, et isegi üks tõeline mulk ei saaks talle vastu. Ükskord hommikul olingi, et kella 4 paiku panin juba esimestele siin söögi ära. Esimesed olid ära käinud, et järgmistele tuli üks vanem orav, emalõvi. Tema on selline hästi tige, ta ei sõbrusta ei väikest, ei teiste suurtega. Kui tema tuleb sööma, siis tema peab sööma. Ja siis ta on paras selline nahaal ka, et kui tema saab söök otsa, ta läheb sinna katuse peale, toidumaja katuse peale, vaatab tuppa sisse ja teinekord ma olen teki üle pea tõmmanud, tunned kohe, et see pilk tuleb sealt läbi teki, lükkab pealt ära, siis ta vaatab, et ahaa, mingi liikumine käis ja siis ta hakkab ka vahib aknas sisse ja ka niimoodi tšak, tule pane mulle süüa. Ja siis paned talle söögi ära, siis ta rahuneb maha. Aavol on aga ka suur mure. Ikka ja jälle näeb ta maanteedel laiaks sõidetud oravaid. Kuigi Nõmme kandis on autojuhtidele ka hoiatavad märgid üles pandud, siis suurt kasu neist siiski pole. Kurb on muidugi ja nad on väikesed rumalukesed. Kunagi räägiti, et neile tehakse siia omad käigurajad, aga ega see ühe tänava poole pealt üle tulev elektrikaabel, see ei ole nüüd orava jaoks ikkagi mingi selline tema jaoks spetsiaalne käigutee. Ega tema küüned ka, kui ta läheb sinna peale, ta ei saa ju, see on ju plastik ju see isolatsioon ja siis ta lihtsalt libiseb sealt alla ja kui mõni auto läheb mööda ja kopsti vastu esiklaas ja palju sellele väikesele loomale vaja on. Muidugi autojuhid võiksid ka vaadata, nad on päris julgelt ikka jooksevad üle tee teinekord, et nad ei käi ainult mööda puid. Ka Eesti loomakaitsjad puutuvad oravatega pahatihti kokku. Orav oli kas autole jäänud või puu otsast alla kukkunud, midagi oli temaga juhtunud. Ja noormees oli helistanud eelnevalt Keskkonnainspektsiooni ja muudesse asutustesse. Keegi oravaga tegeleda ei taha. Igalt poolt öeldi, et pange ta põõsasse tagasi. Eestis täna asutusi, kes tegeleksid jahiloomadega, jahiulukitega ja ka siis selliste mitte kaitstud liikidega, nagu seda on vares, kajakas, orav.
ei ole. Kahjuks seda oravapoissi aidata ei saanud. Sisemised vigastused olid suured ja kasu polnud ei ussi ega nõiarohust. Tuttkõrvad elasid Nõmmel aga ilmselt ammu ennem inimesi, sestap tunnevad nad end seal Nõmme mändide varjus ka vägagi koduselt. Ka oraval on looduslikke vaenlasi ja nad kuuluvad kellegi menüüsse, ometigi see on igati normaalne. Kahjuks ei meeldi need väiksed loomad aga ka mõnedele inimestele. Mõni aeg tagasi siinsamas Hiiu parkmetsas tegutses üks sadist, kes oravaid naelutas puude külge. Õnneks tundub, et mees on vist tüdinenud või ei lähe talle enam oravad korda, nii et viimasel ajal võivad Hiiu oravad rahulikumalt hingata. Jah, igasuguseid hulle leidub ja loodetavasti on sadist sedapuhku tõesti ravi saanud ja maha rahunenud. Läheme aga Aavo elamisse tagasi. Kevad on teatavasti loomariigis pisipere aeg. Kui pojad juba piisavalt suureks said, tõid oravaemmed oma võsukesed ka Aavole näha. 12. mai tuli esimene pisikene siia sööma. Sai ka endale midagi suhu, võttis sealt sepikutüki ja siis ma piilusin ka akna vahelt välja. Ja kus siis ehmatas ära, esimest korda nägi nii suurt asja, eks ju, vaatab talle aknast otsa, mõtles, et on üksinda ja siis pani siit mööda akna serva üles ja ka kuidagi niimoodi piuks, umbes niimoodi, et emme, kus sa oled? Nagu näha, on oravalapsed Lääpas linnumajakesest endale mugava magamistoa teinud. Nad tunnevad ennast seal hästi ja turvaliselt. Magavad muudkui teineteise kaisus vägilase und. Ei sega neid ei automüra ega toas kohmitsev kaameramees. Tavainimesele on see kindlasti huvitav vaadata, sest puuõntesse tehtud pesadesse inimsilm ju tavaliselt ei näe. Olgem aga viisakad ja jätkame uinuv pisipere rahule. Las nad puhkavad ennast välja. Eluke tahab ju elamist ja tähtsad orava asjad ajamist.